ja tegelikult meil puudubki ühendus selle väikse häälega, kes pidevalt sind juhendab ja õpetada tahab. Hoiab ja kaitseb ja ütleb tegelikult, et kuule, et sulle on hea, parim see. Minu jaoks hästi see abistav kompass nagu selle enda hääle näol on kõhutunne, mis jääb siia piirkonda nagu, et kui see avardub, tihti valikuid tehes nagu küsin, et kui see avardub, isegi kui see on ebaratsionaalne, siis see on nagu mine, go for it, ja kui see tõmbab kokku, isegi kui see on ebaloogiline, siis ma ei tee. Ma olen nagu aja jooksul saanud kinnitust ka, et nagu, et see üldjuhul kehatarkus tahab mind hoida ja kaitsta. Et ja kas sinul on siis, sa reaalselt tunned, kuidas näiteks su kõht tõmbub kokku või lahti läheb füüsiliselt pingesse või ta on pigem peenekoelisem? Ma võin sulle selle harjutuse teha, siis võib-olla need, kes kuulavad ja näevad, saavad sellest ka äkki mingi nipi tahad läbi teha. Jaa, muidugi. Mulle õpetas seda üks inimene, kes aitab ka kehadega ühenduda. Ma olen hästi tänulik talle selle nagu info eest, peale seda mu enda kehaga elu on läinud veel ilusamaks ja rikkalikumaks. Ja heas mõttes enesekesksemaks. Et kui sa korra paned silmad kinni ja paned vabalt valitud käe just siia diafragma peale, kus on su kõhu ülaosa. Et sul on ruumi olla sirgelt, lihtsalt istu ja tunneta korra seda, kuidas on seal tunne praegu. Paar korda lihtsalt hinga, nii et see koht saaks muutuda pehmeks. Ja siis meenuta mõnda hetke, kus sa tundsid alandatust, häbi, kus sa solvusid sügavalt ja taju, mis sul selle käe all toimub seal diafragma juures. Milliseks see keskkond seal muutub ja kui sa saad, siis kirjelda seda mulle. Tuli kerge pinge siia piirkonda. Kas miskit veel? Pigem ikkagi pingeseisund, et ei ole nii kerge sinna hingata enam, et just kui kas tahad hoida nagu hinge kinni ei saa avarduda. Okei, nüüd lihtsalt paar korda hinga, lase lahti sellest häbist solvumisest, lihtsalt hinga luba oma kõhul muutuda pehmeks seal diafragma juures. Ja siis vaikselt hakka endale meenutama mõnda hetke, kus sa said meeldiva üllatuse osaliseks, sa said mingi kingituse, armusid, kohtasid kedagi, kes sulle meeldib, naersid südamest, nii et nagu keha oli elusust täis, meenuta mingit head ja ilusat hetke enda elust ja kirjelda mulle seda tunnet seal enda päikesepõimikust. Läks elujõulisemaks, et mina tunnetan seda väga läbi hingamisrütmile, kuidas see seisund erineb. Et kui ennem ta oli justkui kokku tõmbunud, ei tahtnud kehast välja liikuda, siis nende positiivsete mälestustega ta elavdus ja tahtis justkui rohkem ja rohkem välja minna. Aitäh, võid silmad lahti teha. Siis see kõhutunde kompass, ma olen seda kasutanud pea paar aastat või aasta. Igastahes, kui mul on valikukoht minna sünnipäevale, mitte minna, päris täpselt ei saa aru, mis on nagu ei suuda ära otsustada, siis mina kasutan seda, ma panen käe kõhu peale, ma küsin, kokkutõmbumine on märk, et keha ütleb, et ära mine. Praegu on midagi muud, mis sinu jaoks saab enamat. Sa ütlesid ka kirjeldasid kokkutõmbumine, pinges, ei saa hingata, siis see on keha ei, kõhutund ei. Ja kui see on see rõõmus, elus, avaremine, saad sügavalt hingata, kõik see, mis sa kirjeldasid selle rõõmsa koha peal, siis see on keha jah. Ja nii me saame oma kõhutundet küsida. Aga enne on lihtsalt vaja enda jaoks aru saada, milline on sinu kõhupendli ei ja kõhupendli jah. Lihtne. Väga huvitav töövahend. Et mulle hästi meeldib see,
kuidas sinu kogemus ja elus õppimine on sügavalt seotud oma kehaga. Mina oma teekonnal olen seda hästi palju kogenud läbi mõistuse ja see kehatunnetus on tulnud rohkem teisejärgulisena sinna juurde. Aga ma märkan, et sinu juba algusradadel oli siis sügav side oma kehaga. Kas sa jagaksid natukene, kuidas sa õppisid enda keha paremini tunnetama ja võib-olla millal sa väga selgelt märkasid, et okei, kui mu keha teeb niimoodi, siis ma ei peaks näiteks seda tegema? Kui ma mõtlen selle peale, siis nagu ma märkan, et ma lähen nagu lapsepõlve ja kodukeskkonda, mida ma nüüd kõrvalt näen, et selles keskkonnas, kus mina olen kasvanud, ei olegi olnud väga tugevat mindi, mõistust, et seal on kõik alati hästi kehapõhised inimesed olnud. Pigem emotsionaalsed, pigem siuksed lähtuvad rohkem intuitiivsest teadmisest, tunnetusest, kui see, mis on õige vale. See on mu kodune keskkond. Ja selle energia hulgaga, mis ma siia maailma sündisin, sellesse geneetilisse koostisse, ma olen olnud väiksena hüperaktiivne laps. Ja see suunati siis selliselt, et mind pandi treeningutesse, mis siis lõhkusid tegelikult suhet minu kehaga, mis on tegelikult kingituseks olnud. Ja need lõhkusid seda suhet nii väga, et kui ma sain teismeliseks ja hakkas see aeg, kus hakkab see nagu nii-öelda paaritumise aeg. No, aga kus hakkavad nagu välja lööma siuksed esimesed ebakindlused kehaga, siis hakkas tulema välja tegelikult see, kuidas ma nii tohutult oma keha vihkan, sest et kõik on valeks tehtud, mida ma olen tundnud. Kui ma olen tundnud ennast suurelt, nagu selles mõttes, kui ma olen tundnud rõõmsalt, elusalt, ära ole nii palju. Nagu, et ole väiksemalt, ole rahulikumalt, ole korrektsem, ole puhtam, naba sisse, pepu tagant ära, hüpitsaga, et noh, et nagu kogu aeg sa oled loll ja vale ja see, et üldse sa kuidagi kuhugi jõudsid, siis oi, kui palju sul tööd on, noh, esimesed aastad kuni mingi 10. eluaastani, aga see on nagu nii piisav hulk damage'it, et kui sa 5 päeva nädalas käid trennis, kus sa oled siukses keskkonnas väikse tüdrukuna, et siis murdeeas see lõi mul välja selliselt, et toitumine oli minu jaoks ohtlik, sest et hormoonid muutusid. Järsku ma muutusin saledaks, kui ma olin väiksena siuke hästi nagu chubby ja pehme laps, füüsiliselt võimekas, siis hormoonide muutumise tõttu ma järsku kasvasin, ma muutusin saledamaks, aga minul seostus see sellega, et ma olen nüüd sale ilus, ma nüüd meeldin teistele, kui ma enne olen olnud palju ära lükatud, siis nüüd ma meeldin, ma sain kohe head feedbacki enda välimuse osas, minuga suheldi rohkem, teed siuksed nagu hästi pinnapealsed asjad tegelikult. Ja siis minu teekond algas sellest nagu päris teekond, nagu kõigepealt läheb alla ja siis tuleb üles tagasi, on ju, et kus ma hakkasin nagu alla käima ja ennast hävitavalt tõeliselt elama oli see, et ma ei lubanud endal enam toituda korralikult. Toit oli ohtlik. Mis eluaastatel see hakkas? No ta niimoodi algas 14, kus see hakkas häirena käima. Ja no, kui ma olin ka 16, siis see oli ikkagi nagu siukene, et nagu veepäev, paastupäev, aga 5 päeva nädalas käid trennis ja vaja õppida, käid koolis ja nagu, et noh, et kasvaval organismile see on täielik häving ja mis juhtub su närvisüsteemiga, sul on nagu nii suur toitainete puudus. Lõpuks ma enam näljutada ei suutnud, siis ma hakkasin bulimikuna toimima, sõin ja oksendasin selle välja, kuni see lõppes täieliku kollapsiga, ehk siis ma ei suutnud magada, ma ei funktsioneerinud, aga mul oli nii palju vaja teha. Ja tüübilt veel siuke inimene seehaav ka, kes nagu drive'ib selle pealt, et kui palju ta suudab teha ja armastust saada, et siis ma ei suutnud isegi midagi kellelegi anda. Et see oli nagu nii suur egosurm mulle tegelikult, et nagu nii täielikus hävingus, et ma ei suutnud isegi funktsioneerida ka nii, et olla kasulik kellelegi, et näha, et ma vähemalt kuidagigi toimin. Et siis ma olin lihtsalt selle ilusa saleda kehaga hästi õnnetu tüdruk, kes ei saanud öösiti magada, mu närvisüsteem oli täiesti sassis, ma olin nagu bipolaar,
kõik ajas nutma, kõik ajas naerma ja enamus ajast ma olin masenduses. Noh, et nagu siukene väga äärmuslikel radadel. Aga õnneks oli ema armastust mu elus piisavalt palju. Ja õnneks on ema mind alati, nagu see on see tarkus, mis ta on jaganud, no lihtsalt see on minu õnn. Ma olen nagu hästi õnnistatud olnud naisliinis selles osas, et kuidagi vaadatakse ja jälgitakse ka emotsionaalset heaolu nendel, kes on, et kui keegi on kurb, siis ta võis ennast nutta tühjaks. Ja see ei ole maailm. Kui sul oli kurb või raske olla, jää koju täna. Me hoiame sind ja kallistame või et nagu siuksed asjad olid alati väärtuslikud ja ma julgesin minna ja öelda, et tegelikult mul on vaimselt halb ja siis sealt hakkas mu väljatulek nagu eneseabi teekonnal. Ja kuidagi tuli tunne see lugu nagu siia ära jagada. Ja siis ma hakkasin nagu tõsiselt otsa vaatama elus sellele, kui vähe ma ennast armastan. Mida tähendab sinu jaoks armastus? Selles kontekstis see tähendas seda, et kui palju ma endale keelan häid asju. Et ma olin kogu aeg ebapiisavuse tundes. Ja siis mu organism juba enam ei lubanud, see süsteem oli nii suures häires, et ta ei lubanud enam seda viimast asja ka, mida tegelikult ma vajan, uni. Et nagu süsteem oli nii enesehävingus. Et tegelikult üldse armastus minu jaoks tähendab see, et ma kõigepealt annan endale kõike, et hästi funktsioneerida. Ja kui on nagu rohkem ruumi ja võimalusi, siis annan nagu veel asju, mis mulle meeldib, et ma ei karda endale anda. Sellepärast, et äkki ma muutun laisaks, äkki ma jään kuhugi kinni, mis on siuke hästi sage asi, miks inimesed ei luba endale anda minu silmis, et neil on hirm, et siis nad ei toimi, ehk siis tegelikult toimitakse kogu aeg valu pealt. Aitäh, et sa jagasid seda lugu. Et mina mäletan see, kuidas ma üldse sain tuttavaks sinuga. Siis ma hakkasin otsima informatsiooni sinu kohta internetis, kui ma su nime kuulsin. Ja jõudsin podcastini, mille nimi on Kehadest ja muust. Ja võtsin seal ette loo, kus sa tegid intervjuu iseendaga. Ja tollel hetkel ma olin jõusaalis, väntasin ratta peal, tegin rasket trenni, et siis olla vormis ja ilus. Ja siis paljud asjad, mida sa seal podcastis rääkisid just enda armastamise kohta, tulid nagu nooled. Et mille pärast me näiteks seal trennis käime, kas me käime seal sellepärast, et kellegile teisele meeldida ja olla siis ühiskonna silmis parem või sellepärast, et meie keha tõesti soovib seda ja meil on põnev seal viibida. Et see on kuidagi hästi, hästi suur teema, mida meie arvame siis olevat tervislik ja mis on siis näiteks ühiskonna normidest meile peale surutud, võib tegelikult olla väga, väga haavav meile. Et kuidas sina vaatad seda teemat, et tänapäeva siuksed standardid ja normid, et kuidas need lõhuvad meid. Et ongi illusioon sellest, et me peame olema kõik siis hästi, hästi ilusate kehadega, mis on näiteks ajakirja kantel reklaamitud, aga samal ajal see, mida me sinna jõudmiseks teeme, on meile väga laastav. Et millised mõtted sul siukse selle koha pealt tekivad? Et lähenetakse pinnalt. Et pind on tähtis. Et see on tähtis, kuidas ma räägin, kuidas ma olen, aga et justkui nagu see, kuidas mu tuksuv süda siin ennast tunneb kõige selle olemuse juures on nagu justkui vähe tähtis või et samal ajal, kui ma räägin, võib-olla ma neelan pisaraid. See on ebavajalik teada, on ju. Et ühiskonnas see on muutunud ajaga. Aga
ikka mulle tundub ja ma nagu näen, et ei ole turvaline teha ennast armastavaid valikuid. Et pigem minnakse ennast vormi ajama vihast enda vastu või pigem valitakse neid ja neid riideid ja seda meiki endale näkku vihast enda vastu, sest et ei suuda ennast mingisugusena vastu võtta. Sest tegelikult meie kehad ei ole vormist ära. Nad on lihtsalt valu käes. See on nüüd minu arvamus. Ja kui ma vaatan kehasi nii, siis need kehad, kellele ma olen pakkunud seda perspektiivi, nendele inimestele, kellele ma olen pakkunud seda perspektiivi enda kehasse suhtuda selliselt, et kuule, et aga äkki sa ei ole vormist väljas, äkki sul on hoopis mingi valu. Maybe. Ja siis, kui hakata sealt vaatama, et tegelikult võib-olla see stressitase ja mitte nii ennast armastav suhtumine on nagu suur ja siis oled kogu aeg sükses nagu nõiaringis inimesena, kus sa tegelikult üleväsinuna lähed trenni ja sööd tegelikult toite, mida su keha ei soovi, aga sa pead seda tervislikuks. Kanafilee ketšupiga ja makaronidega. No kas või mõnele ei sobigi tegelikult veganism. Ta vajab midagi muud selles etapis, kus ta on, olgugi et see oleks võib-olla kõige elutervem, siis see ei pruugi olla just sellele organismile sellel hetkel kõige toetavam. Ja seda mulle tundub, et ei saa isegi öelda mitte ükski arst, vaid see ekspert, kes elab selles kehas, kui ta on ühenduses selle konkreetse organiga suurega, et jah, et kui ma olen pakkunud nagu neid perspektiive, et võib-olla, kui tuleme korra tunde juurde ja vaadata, miks sa mingid valikuid teed, siis sealt on läinud tead nagu tamm on läinud ära eest, et see kehas on hakanud energia liikuma ja tegelikult inimestel on hästi palju muutunud suhe, muutunud kuju, üldse see kogu mehhanism, sest et ta läheb orgaanilisemaks, ta läheb, et mulle tundub, et inimesed natukene praeguses ühiskonnas ei ole, nad on kehavõõrad. Et kehas justkui lähenetakse nagu väljast poolt, et mõtte tasandilt see on õige, see toetab seda süsteemi, aga tegelikult meie oleme siin sees, me saame seest poolt ka läheneda, et kehale võiks hästi seest poolt läheneda. Ja ta ikka võib tuua samasi tulemusi. Ma olen enda elu parimas vormis täiesti ebaloogilisel viisil sattunud siia. Aga ma olen jälginud ja kuulanud ja proovinud committida, et hea küll, et ma usun, et see tegelikult ei ole põhjusega vormist väljas, mida mina valesti teen. Et sa oled vormist väljas. Ja tihti, ja minu jaoks oli see ületreenimine. Lihtsalt toon selle nagu siia, et vahest me jõuame parimasse kohta nii nagu kuskil mujal ei kirjutata. Siin on igal ühel nagu täitsa enda tee, enda mäetippu. Aga kuidas me jõuame rohkem sinna kohta, kus me õpimegi vaatama ja kuulama keha? Et see tõid väga hea pointi välja, et me justkui vaatame seda väljaspoolt ja ennem seda saadet siis ma veidi enda peas mõtlesin ka, et mis teemadel me hakkame arutama ja ma tundsin, et ka mina ise, et ma võtan oma keha pigem sükse iseenesest mõistetava aparaadina, mille sees ma viibin ja ma soovin, et ta näeks ilus välja. Kui ma selle sees valu ei tunne, siis ma eeldan, et ta on terve ja ta toimib nii nagu peab, aga samal ajal minu meelel ja siis südamel selleks, kes ma siin sees olen, puudub sügav ühendus ja tunnetus oma kehaga. Kuidas me saame selle ühenduse ja tunnetuseni jõuda, et arvamusest, et see on lihtsalt mingi kamber, mille sees me viibime, jõuda sinna, et tegelikult see on hästi suur osa meist ja meie mõnes mõttes olemegi oma keha. Ja et ta on nagu vahetu peegel sellest minu elustiilist ja mõttelaadist. See on siis üks uskumus, kuidas sinna jõuda, et minu jaoks on keha, ma saan jälle rääkida enda kogemusest, mis mõtet ma nii-öelda olen maha müünud, võib-olla veel nii mõnelegi. Aga et täpselt nagu ma kummardan loodust, ma kummardan ka enda keha.
et mulle tundub, et ta on minust targem. Ma julgen nii arvata. Ma olen aja jooksul saanud seda kogemust, kus ma tegelikult võin täiesti alistuda rasketel hetkedel enda kehale ja ta tegelikult tuleb ise sealt välja ja vahest on mu kehal raske, sest et mina ei lase tal ise toimida. Kui ma mõtlen nagu mingid aastad tagasi, kui ma kogesin vist mingit okseviirust ja siuksed asjad ka kunagi ei juhtu meiega põhjusega. Süsteem tahab kas puhastada midagi vana välja, enne seda ma olin soovinud ühe vana asja elus ära lõpetada ja kohe keha tasandil hakkas see protsess. Ja siis ma proovisin seal igatepidi mõttega, et mis oleks õige, mis toetaks, mis teeks, kuni ma jõudsin nagu sellesse kohta, et wow, keha, tee see ise ära. Ma ei tee mitte midagi, ma lihtsalt olen ja ma läksin pikali. Ja nagu hingasin, kõik mis ma tegin, ma hingasin, ma olin ja proovisin mitte mõelda. Ja mu keha lahendas selle järgmise 25 minutiga ära. Ma lihtsalt andsin kogu ressursid alles. Tihti me mõttetegevusega nagu pikendame mingid protsessi, mis siin toimuvad. Mitte närvisüsteemi tasandil, seedesüsteemi tasandil, et ma hakkasin sulle jagama ka, et keha minu jaoks on nagu siuke ise puhastuv süsteem ja et kõik, mis on nagu välja vaja saada, siis ta niikuinii ajab selle välja. Aga ma pean lihtsalt tagama talle selleks ressursi, olema puhanud, toituma nii, et tal on jõudu ja hingama sügavalt. Ja mõtlema häid mõtteid ka, et mu stress ei oleks nii madal siis. Et su küsimus oli, et kuidas rohkem või mis võiks olla see suhtumine, nagu mis toetaks kehaga ühenduses on ju olemist. Saan ma õigesti aru? Jah, et ühe asjana sa tõid siis välja selle, et me saamegi muuta seda ideed ja uskumust, mille jaoks meie keha on ja milleks me teda kasutada saame. Et sina siis lisasid siia dimensiooni, et meie keha on kõikvõimas ja ta on meist targem ja kui me teda usaldame, siis me saame kasutada siis teda enda tervendamiseks. Aga kas on veel mõningaid näiteks praktikaid või lähenemisi, et mida veel näiteks iga päev teha, et suurendada seda lähedust oma kehaga? Mis ma nagu mõtlema jään on, et nagu, vaata siin ei ole tõde, on ju. Et ja mõne jaoks see on iga päev 10 kilomeetrit joosta. Aga mis nagu kõige selle taha taandub, on kogu aeg tšekkida enda keha vajadusi. Ja tšekkida nii, et olla ühenduses oma tunnetusega. Sest vahest mulle tundub, et inimesed siit allapoole ei tule. Mis on ka hästi nagu sage kaelapingete see, et sa lihtsalt istud kogu aeg peas. Et ideaalis võiks olla pea keha küljes, mitte keha pea küljes, vaata. Et kui palju me istume siin üleval mõtlemises ja kui vähe me teeme päeva jooksul paus, et nagu tulen peast kehasse. Siin on nagu, et siin on nagu väsimus, siin on, et kogu aeg tulla iga tund paariks hetkeks lihtsalt keha tunnetama ja see on juba piisav, et olla oma füüsiliste vajadustega kontaktis ja hakata seda lõngakera lahti arutama, kui see on väga selmes. Et lihtsalt tulla tunnetusse, aga miks seda ei tehta, sest et enamasti on kehas nii palju peidetud emotsionaalset valu, mida ei ole lihtsalt olnud kohane mingites hetkedes väljendada, ei ole olnud turvaline, on uskumus, et kui ma nutan, ma olen kurb või mitte kui ma nutan, ma olengi kurb, vahest õnnest ka, aga et kui ma nutan, siis see näitab midagi teistele minu kohta. Nagu ja et ei ole turvaline olla haavatav, aga vahest need emotsioonide nagu enda emotsionaalsusega, et kui me oleme kehaga ühenduses, me oleme ühenduses ka enda emotsioonidega, sest et neid me tunneme. Ja kui me oleme keskkonnas, kus meil ei ole turvaline enda emotsioone välja näidata näiteks, siis me istume siin üleval. Või kui me oleme kasvanud keskkonnas, nii et meil on nagu terve elu mingil põhjusel kodune keskkond õpetanud pakkima enda emotsioone, nii et midagi ei ole näha, on ainult sina, mis nagu hästi tugevalt ja teadlikult kõigele respondib,
läbimõeldult, aga noh, et aga minu päris olemus algab minu tunnetest ja minu tundlikkusest ja et mis ma siis sellega öelda tahan, et kogu aeg tulla kehasse ehk tunnetusse, aga selleks tuleb valmis olla, et sa võtad vastu kõik enda emotsioonid enda olemuse läbi, enda emotsioonid, enda olemuse läbi, enda emotsioonide. Mul vahest läheb nagu sassi selle keelevärgiga, sest mina istun enamasti siin, minul on need ratsionaalsed asjad üldse ei hakka külge, et see on minu probleem hoopis, et ma tulen nagu alt üles, kui mõni peab tulema ülevalt alla tagasi, siis mul on täiesti vastupidi nagu. Et aga muidu veel on hästi head praktikad, mis tegelikult aitavad tulla ära peast ja see lõhustab ka meie ego. Näiteks on raputamine, et sa raputadki ennast nagu nii retsilt igalt poolt lahti, et sa raputad selle näo ja higi ka välja, et see lõhustab, sest tuled nagu nii kogemisse, et kõik asjad, mis meid toovad füüsilisse kogemisse, intensiivsed, kas või 5 minutit plangu ära tegemine, sest see, kes ei suuda, ma ei suuda on siin, keha on suht kõikvõimas. Ja see vastupanu on vahest mingi tugevama tunde avaldumine või siis mingi trauma üles tulemine, mis vajab ka tugevamat ja turvalisemat ruumi. Et on niisugune so-so teema, eks kõik tahaks nagu. Mulle meeldib väga raputamise see tehnika, siis mille sa välja tõid. Et kui näiteks jooksmine on konkreetne ja loogiline, siis raputamine on täpselt siuke veider tegevus, et meie mõistus lõpuks ei saa enam aru, mis toimub. Ja siis seeläbi tekib siuke väga, väga tugev efekt, et ma jään vait siis. Ja raputades tihti me saame hästi hea ühenduse enda suuruse tundega, et kui sa näiteks raputad ja siis teed pausi, siis keha nagu säriseb või nagu õhkab. Ja siis see on nagu, mõtle, kui suurelt me tegelikult saame ennast tunda, et ja üldse kehaga ühenduses olemine ja tunnetega ka, et ligipääs meie päris olemusele, et need, kes otsivad ennast minu arust, et nagu äkki alustaks sealt. Sa tõid välja väga ilusa asja, vähemalt mida mina siis ridade vahelt tõlgendan, on see, et me soovimegi ennast siis presenteerida kellegina ja me keskendume hästi palju sellele, kuidas väline meid märkab ja vaatab. Ja samal ajal unustame ära, et kõige olulisem oleks see, et kuidas meie ise ennast seespoolt näeme. Ja kui me ei näe ennast seespoolt turvaliselt, siis me peaksime kasutama siis mingeid meetmeid või meetode või pöörama sellele hästi palju tähelepanu, kuidas tekitada see turvatunne ja mugavus enda sisse, et me ei peaks siis enam väliskeskkonnale mingit fassaadi presenteerima. Ja mind veel nagu puudutab praegu sinu jagamise juures nagu see koht või tuleb nagu nähtavale, et et tegelikult inimesed võib-olla, kaasa arvatud mina ise veel mingites kohtades hoian ennast tagasi või teen mingeid asju välise tõttu, sest et ma ei ole mitte keegi ju. Et kogu aeg on kasvatatud üles selles nagu mentaliteedis, et sa ei ole mitte keegi nagu. See ongi ainult välise pärast või kuidagi, aga et leida see väärtus, et uskuda, et ma võin üldse pidada ennast kellekski ja see ei tähenda, et ma pean nüüd nagu kõik hakkama kontrollima, aga mul võib olla oma arvamus millegi osas, vaata, et kohati see nagu puudutab keset, kes ma olen, mis on mu väärtused, kelleks ma ennast pean, ma võin olla küll keegi, ma võin küll millestki midagi arvata, aga see on ka nii suur töö nagu iseendana, et hakata ennast aja jooksul nagu väärtustama. Ja nii, et see, kelleks ma ennast pean, ei hakka teisi vähendama selle arvelt, vaid et see süsteem saada tööle nii, et see on nagu sükene orgaaniline ka teiste vahel, et see inspireeriks ka teisi ennast nagu. Ja huvitav on see, et mida rohkem me püüame siis väliskeskkonnale mingit fassaadi tekitada, siis tegelikult need inimesed, kes tõesti on endaga ilusas kohas ja siis täiega naudivad seda elusõitu, näevad sellest üsna kiiresti läbi ja ei võta sind just tänu sellele vastu, et sa proovid siis jätta endast mingi võltsi mulje.
kuigi samal ajal, kui lasta see kõik vabaks ja olla siis selline, kes sa tegelikult soovid olla ja mida sa teha sooviksid, siis hakatakse sind just rohkem aktsepteerima. Või noh, pigem siis nendes keskkondades, kes ongi endaga mõnusas kohas ja kus keskkonnas sa ka siiralt viibida sooviksid. Et kui ma vaatan seda nagu mingi sellelt tasandilt, et universumi seadused ja võib-olla seda välist ei olegi olemas nagu, äkki see oled minu kujutlus. Et kui mängida nende asjadega nagu nii kaugelt, nagu nii kaugelt nagu mõtete tasandil, siis ma jõuan nagu sellisesse kohta, et see, kuidas mina endasse suhtun või see, kuidas mina ennast näen, mõjutab või õpetab teisi mind ennast nägema ja kogema. Et kui mina ennast armastan, siis on seda teha teistel ka lihtne. Kui mina ennast seda tehes väärtustan ja naudin, siis teevad seda ka teised. Sest see kumab minust välja, see on nagu see nagu keha, et alati ju me jääme vaatama neid artiste või muusikuid, kes on lavalt täiega ennast fiilivad ja see on nagu ülikõva, see on nii kõva tunne nagu. Aga mis on kõva? See on tunne on kõva, sest et me saame tema tundekohendust ja siis on veel boonus on see, mis me kuuleme sinna ja see on ka tundega seotud. Aga et kõik, mida me teeme ennast nautides, see on meie jaoks õige, et tegelikult see puudutab ka teisi, kes suudavad meid sellistena vastu võtta ja kui suudame meie, suudavad teised ka. Mulle tundub. Ja see on väga ilus point, et kui meie varjame siis iseenda sees mingeid külgi ja ei suuda siis täielikult ennast vabaks lasta, siis kuidas peaksidki teised meis neid külgi märkama ja kuidas nemad saaksidki meid täielikult vastu võtta. Et me automaatselt ju sulgeme mingi osa iseendast. Ja kuidas nad siis seda märgata peaksid saama? Jah, et see on nagu ka õpetab, et kui võib-olla, et kui meid vastu ei võeta nii nagu me ootame, siis äkki, mina alati tšekin seda nii, et siis, aga äkki ma ei tee enda sees õigest kohast. Äkki mul on seal soov saada armastust, sest et kuna ma olen niikuinii committinud vaimsele teele enda elus, nagu alateadlikult, see on minu südameasi, ma tundub, et ma tahan elada nagu selles mõttes, mitte kasutada sõna õigesti, aga nii, et loob enamat. Andsid sõrme ära, nüüd on lappes. Fuck. Ma olen täiesti kindel, et mingil ajahetkel, ma ei tea kui tihti, aga igal siis vaimsel teel või mida iganes inimesel on see mõte, et perse, miks ma neid uksi hakkasin avama. Täiega, ma just eile rääkisin enda kaaslasega sellest, huvitav endine kaaslane. Ma toon selle sisse, sest nii on. Ta ütles nii ägedalt, et aga need mõned inimesed ei saa mitte midagi aru ja neil ongi hästi. Nad lihtsalt teevad mingeid asju, need ei ole tervislikud, nad teevad neid asju ja neil ongi täiega hästi nagu. Et lihtne elu on lihtne elu. Aga et samas, kui sa saad nagu teadlikumaks, siis sa saad kogu teadlikumaks, siis sa hakkad nägema, et see on nagu oma mingi koht ka. Aga siis jällegi, et eristada sealt ära see enda oma, et just kui see, kes hakkab nagu, saab teadlikuks ja siis saab teadlikumaks kõigest sellest, et see on ka nagu natukene selline mõtteträpp, et kui tule kehasse, siis sa jälle tunned ära, vaata. Aga millest ma enne rääkisin? Mul oli vist mingi koht, et committinud vaimsel teel olemisele, vaata. Et sina oled siis sõrme ära andnud. Ma olen sõrme ära andnud, teinud selle lepingu, et siis kuidas tegelikult väline alati peegeldab seda, kas ma olen õigel teel või ei, et kui ma teen asju valest kohast, siis selles kontekstis, et ma ei tee nagu see nii-öelda ei teeni eesmärki nagu kasvada läbi selle veel rohkem endaks ja enda ilusse või nagu õppida ennast rohkem armastama, et siis seda ei armastata ka väliselt, et see on nagu märk mulle alati, et näed, tüdruk, et seda ei saagi vastu võtta, sest sa tegelikult ise ei armasta ennast seda tees, sa teed seda, et lunida sealt armastust ja sa teed tegelikult, kasvatad sellega hoopis haava endast, et siis elu nagu hakkab siukseid peegeldusi kinkima, et miks mõni on nii frustreeritud vahest, et keegi ei võta mind vastu, ma teen nii palju, aga mitte kellelegi ei meeldi siis, aga
äkki sa teed seda enda sees sellepärast, et sa tahadki armastust saada ja ennast ise selles üldse ei armasta. See on jälle sellele välisele presenteerimine. Ja taandub nagu. Aga sa tõid ennem korraks sisse ka siia trauma teema. Ja kui me hakkame siis enda kehaga tööd tegema, hakkame mingite vaimsete praktikatega tööd tegema, siis meie keha sisse talletunud blokeeringud, traumad hakkavad sealt väljuma. Ja kuidas me saame turvaliselt sellega tegeleda. Ja teine küsimus siis, mis oleks pidanud olema eespool, on see, et kuidas me saame teadlikult minna kohta, kus me saaksime näiteks leida enda sees mingi haava, mis vajab tervenemist. Kuidas seda märgata ja kuidas seda turvaliselt tervendada. See teine küsimus tuleb kohe, et selleks peab tahtma, on ju, üldse näha, et kui me elame elu, kus meie tervis muutub halvemaks. Meil on siin üks koer ka, ma ei tea, kas ta jääb see peale. Kui me elame elu, kus meie tervis muutub halvemaks või kus meil kogu aeg on raskus või kannatus või vastupanu või me teeme asju, mis meid lõhuvad, siis see on juba märk tegelikult sellest, et sa justkui elad oma traumat, et sa lood valu pealt enda reaalsust. Ja kui me nüüd elame elu, kus meil on kõik hästi, päriselt keha on õnnelik, nagu päriselt on ka keha õnnelik, on ju. Paljud peavad heaks midagi, mis tegelikult ei ole hea. Et see suhe on nii hea, ainult et me tülitseme iga päev ja kunagi ei seksi, on ju. Muidu on kõik hästi. Aga muidu on kõik hästi, aga et ollakse nagu kinni sellest kontseptsioonist, et olla selle inimesega selles suhtes, on ju. Ma hakkasin nüüd väga kaugelt selle jutuga pihta, aga mis ma öelda tahan on tegelikult see, et minu arust, kui me juba endaga ühenduses oleme, et kõik, mida me üldse tegema peame, et saada hakata vabastama kehast valu ja siis ka nii-öelda seda on ju traumat, mis iganes liikuma veel rohkem lähedasemaks endale, piisab sellest, et me saavutame kontaktis endaga. Et me arvestame enda heaolu, et me näeme, tunnetame ja kuulame ennast. Ja siis keha hakkab ise seda tegelikult kogu aeg üles tooma, sa hakkad märkama, kuulama, kui on jälle see koht, et sa vajad enda ruumi hoidmist või vajad siin selle kohaga töötamist. Et tegelikult ei pea selleks midagi rohkem tegema. See on nagu minu arust ka elu siuke nagu hästi äge ülesehitus, kus elades me tegelikult terveneme kogu aeg, kui me valime seda teha. Ja iga hingetõmbega, mida sügavamalt me hingame või rohkem endasse tuleme, siis see on juba tervenemine. Et lihtsalt kehale ressurssi anda, et ta selle välja tooks. Et see oli nagu üks mõte, mis ma kohe tahtsin sulle siia tuua. Aga mis see teine küsimus oli? See oli, kui meie kehas siis tekib ühendus selle valukohaga, selle haavaga ja see haav hakkab ennast tervenema, siis võivad tekkida väga intensiivsed protsessid. Me justkui võime seda uuesti läbi kogeda ja kuidas nendel teedel laveerida. Et kuidas me saame siis turvaliselt ja võib-olla ka mingite nippidega lihtsamalt läbi minna nendest valudest, mis meie sisse on talletanud, kui me need avaldame. No mul tuleb endal üles siin see koht, et mina ei ole traumatöö ekspert. Aga minu keha on mul õpetanud nii mõndagi. Et kui ma nüüd seda elu ülikooli siin tunnen, et olen nagu kuhugi maani, et ma olen nagu paka poole peal. Et kui ma olen nagu vaadanud seda valust läbikasvamist, siis üks asi, mida alati meeles pidada on see, et kõik läheb mööda. Ja mida rohkem ma kardan seda hetke siin, seda rohkem ma toidan seda hetke siin, seda rohkem ma pikendan seda hetke siin. Ja mida rohkem ma usaldan, et see on lihtsalt kogemus, mis tuleb ülesse, sest et tegelikult on nagu mingid faktid, et emotsioonid kestavad, üks emotsioon kestab 90 sekundit, on ju. Et kui ma nagu seda tean ja kui mul tuleb nüüd mingi babah ülesse, ärevushoog,
ja nagu see võib olla ka nii intensiivne, et ma ei suuda midagi teha, onju, siis ma lihtsalt olen, aga ma saan läbi hingata ennast alati. Ja mitte mõelda, et kui hakata nagu toitma oma ebakindlusega või siukse nagu, et kõik hirmud ja kahtlused kriitilistel hetkedel tegelikult, vaata õudukalt ka see tüüp alati jääb, koll saab selle tüübi ära, kes hakkab seda kolli kõige rohkem kartma võtmetega ja seal ukse taga on ju, et nendel hetkedel ka meie valu nagu pikeneb, kui meil on hirm on ju suurem kogeda seda, mida suurem on hirm kogeda, seda raskem see kõik on, aga et kui me suudame hoida ruumi enda hirmule lihtsalt lasta selle kogemuse mööda, noh, kui see on just füüsiline, intensiivne traumavabastus on ju mingi kisa röökimine, mõnel on nagu meeletu kramp, mõni kogeb nii füüsilist valu, et sellist, noh, on õudne, aga et kui tal on nagu nii piisavalt turvaline ennast sealt läbi hingata, siis tegelikult keha jääb selle suht ruttu välja. Aga kui see on ebaturvaline ja kellegi teise poolt valel ajal esile kutsutud, siis see võib olla ka retraumatiseeriv, kus ma nagu näiteks tunnen, et hästi nagu kõik need tervendajate juures käimised ja kõik see ja teine ja kolmas, et see võib olla nagu hästi õhuke jää. Et igaüks peaks ise nagu õppima piisavalt hästi enda mehhanismi eest hoolt kandma, et ise endale hoida ruumi, kui tal hakkab süsteem traumat vabastama. Kas ma vastasin su küsimusele või? Ma ütleks nii, et mul vahepeal tekkis siin väga huvitav energeetiline seisund. Tahad jagada sisse ennast? Ma jagaksin nii palju siis, et sõnad ja informatsioon, mida me siis läbi mõistuse vastu võtame, ei ole kõige olulisem. Isegi kui sa seda podcasti vaatad, kuulad siin väga huvitavaid asju, siis tunduvalt olulisem on märgata siis seda energiat ja ruumi, mille sees see on küpsenud. Mõned mõistavad seda, mida ma proovin sellega edasi anda. Aga kui sina veel ei mõista, siis see on ka okei. Ma ei oska midagi enamat selle kohta öelda, sest ma ei taha detailidesse laskuda. Muidu ma kaotan osa vaatajaskonnast. See on hirm, võib-olla sa peaksid seda läbi minema, vaata, võib-olla just vastupidi, see resoneerub paljudega, you never know. Aga mulle hästi meeldib see point, mis sa nagu sisse tõid. Kuidagi, et meie kuulame, me teame, aga keha kuulab ka nagu alati, et sellepärast on nii tähtis jälgida keskkondi, kus me käime, kui on keha, kus on palju, kui on keskkond, kus on palju viha või müra või siukest, siis meie keha tegelikult saab sellega ka kogu aeg pihta. Et keha respondib ju ka jutule alati ja sellepärast nii tähtis on alati vaadata, mida me enda kehast kellelegi räägime, sest et ta kuuleb seda, ta saab haiget, kui me räägime tast halvasti, ta saabki haiget. Ma toon alati näiteks selle Hiinas või Jaapanis tehtud nagu selle veekristalli, kus oli veele räägiti ilusaid asju ja veele räägiti koledaid asju ja sõimati ja mõtle, kui suurest hulgast me veest me kogeme. Mõtle, kui suurest hulgast veest me koosneme. Sain pihta. Et miks siis meie enda keha nagu peaks vähem reageerima nagu negatiivsusele või raskusele või halvale või keskkond, kus on palju vaimset vägivald, on ju, või kus räägitakse kogu aeg roppe sõnu või halbadest asjadest või negatiivsetest asjadest ja vastupidi ka. Et meie keha respondib alati. Alati. Ja kui ei respondi ja on nambis, siis järelikult on mingi trauma vahel. Võib-olla. Või ma ei tea. Mul on mitu sükest kohta, kuhu edasi liikuda. Ma tunnen, et üks hästi oluline asi, mis kuidagi lohiseb järgi ja millele peaks tähelepanu juhtima, on siis see, et kui me rääkisime endaga ühenduse loomisest, siis me kuidagi ei saa mööda sellest, et tuleb märgata, mis meie sees toimub. Et ongi, kui me soovime luua siis enda kehaga suurema ühenduse, siis me peame hakkama enda keha märkama. Eks me peame muutuma teadlikumaks oma kehast. Kui me soovime näha, mis meie peas toimub, siis me peame märkama rohkem seda, mis meie peas toimub.
ja see lihtne protsess, lihtne tegemine kahjuks läheb kuidagi meil ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Et me ei pea oluliseks võtta see tehnika ja hakata kasutama siis iseenda jälgimist, olgu see kas siis keha või mõistus. Aga mida mina näen on, et just sealt saab kõik alguse. Et kui me leiame enda sees selle vaatleva koha, mis justkui skanneerib meie kas siis keha mõistussüsteemi, siis me saame kuidagi edasi minna. Jõuame justkui uuele tasemele. Aga ma ei tea ka, kuidas me sinna jõuame, et kas see on piisav, kui mina siin täna selle välja toon, et kas siis keegi saab sellest aru või peab siis selle jaoks olema mingi konkreetne sündmus, mis meid viib punkti, kus meis justkui tärkaks see vaatleja olek. Mina oma teekonnal küll saan öelda, et siis kui mu sees ärkas see vaatleja versus seisund, kus seda vaatlejat ei olnud või ma ei teadvustanud endale, on justkui nagu öö ja päev. Et kui ma nägin seda vaatlejat enda sees, siis mul klikkis, et what the hell, et ma saan ennast jälgida ja läbi selle jälgimise saan ennast muuta. Kas sinul resoneerus sellega midagi? Saad sa seda edasi arendada? Mul resoneerus praegu sellega see koht, et väga paljud inimesed võib-olla üldse ei nagu käega löönud, näiteks meditatsioonil on ju. Sest nad ei saa neil ei ole ligipääsu enda vaatlejale. Või kuidagi, et istun ja olen ja igav hakkab, on ju, et see räägib ka selle eest, et võib-olla sellest vahest, et tegelikult sa ei ole valmis on ju muutuma, sest kui me satume vaatlejasse või kui me saame ühendust selle vaatlejaga endast, siis me võib-olla näeme nagu väga selliseid kohti, mille muutusteks me veel valmis ei ole. Et selle vaatleja aspekti puhul ta kutsub alistuma muutustele minu jaoks. Ja igapäevaelus ka, et üks asi veel, millele ma olen nagu, kus ma olen sõrme andnud, on siis see, et kõik muutub, mu suhtumine muutub asjadesse, võib-olla see, mida ma ühel hetkel pean tõeks, järgmine hetk ei pea tõeks ja kas ma olen valmis olema see inimene, kes kogu aeg muutub, mida ma ise arvan nendest inimestest, kes kogu aeg muutuvad ja on muutumises, see võib olla päris väsitav. Nagu üks koht on, kas me oleme ennast sellisena vastu võtnud. Ja kuidagi ma olen hästi nõus, et see on koht, mis väga teenib, aga sinna ei tasuks ka kinni jääda, sest vahest me jääme vaatlejasse, et mitte lõpuks tulla kogejasse. Vaatleme, et kas ikka kõik on paigas, kas ikka on kuidagi korras kõik, vaatleme, on ju. Kuidagi jääme sinna nagu kaugele mingi eneseanalüüsi versus see, et elame lihtsalt eluga, ärme mõtle kogu aeg kõike liiga keeruliseks või ärme kogu aeg korrasta ennast või tööta endaga, sest et tegelikult on elu ju siin. Ja siis, kui ilmneb mingi suurem koht, siis samm tagasi nagu. See on see, mida mina jälgin. Aga muidugi mulle tegelikult hästi meeldib iga päev endaga istuda. Ja see ei ole nagu isegi vaatlejas olemine, sest täna ma olen avastanud nagu enda sees hoopis selle koha, et ma just istun enda kehaga ja hoian talle ruumi. Ja ma isegi ei vaatle ja ma isegi ei tee mitte midagi. Lihtsalt istun temaga ja hoian talle ruumi. Sest kui ma juba vaatlejasse lähen, ma üritan midagi teha. Aga kui ma ka sinna ei lähe, siis keha mulle hakanud väga huvitavaid asju üles tooma. Et mul on nagu ligipääs päris suurtele valudele lihtsalt istudes ja kehale ruumi hoidmisega. Aga sinna ma olen saanud ainult läbi vaatleja. Et kui ikkagi tuleb suurem valu, siis ma astun vaatlejasse. Et näha või teadlikumalt hoida ruumi sellele valule siin. Et see kuidagi, see on nagu nii suur mäng on ju sisemaailmas kuidagi. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see oli hea. See oli oma pärane mõttearendus. Tahtsin kohe hakata, siin ei tea, kas see oli piisav. Ma sain küll seal, see nagu arendas minu
minu sükest mõtet edasi, andis mulle mingid vastused. Et huvitav on see, kui lihtsalt sa viskad mingi mõtte või algatuse välja ja siis vaatad, kuidas ta hakkab nagu elama ja kasvama. Et mul resoneerus seal kohe näiteks see, et võib-olla siiski me oleme tegelikult kogu aeg vaatleja seisundis, aga lihtsalt meil on nii valus seda vaadeldavat vastu võtta ja siis me pigem lämmatame seda seisundit mingi müraga. Et vaatlemine nõuab siis vaikust mitte selles mõttes, et ühtegi heli ei ole, kuigi see võib ka abistav olla, aga vaikust enda sees. Ja kuidas me selle vaikuse saame tekitada, on see, kui me eraldame siis väliseid impulsse, stiimuleid. Et näiteks televiisorid või kellegiga vestluses olemine, isegi trennis olemine, et kõik, mis viib meie tähelepanu välisele, halvab siis selle seisundi, kus meil tekiks võimalus ennast vaadelda. Aga mida küpsemaks me selle vaatluse teekonnal saame, seda rohkema müra sees me suudame seda seisundit ka säilitada. Aga esialgu mina näen, et oleks siiski vajalik neid stiimuleid vähendada, kui me tõesti soovime jõuda enda sees. See ütleb on ju et vahest on see, et kõik, mis on su ümber, on su sees, on ju, et need, kes on väga suures mürarikkas või väga tihedas elus, nagu siukses elustiilis, kus palju on liikumist, on ju, siis on ilmselt sees palju müra ja palju liikumist või siukest, et kui ma nüüd väliselt selle kõik ära tõmban, et siis ma olen ainult sellega, mis on sees. Et see on küll midagi, mida mina olen alati elades nagu jälginud, et nüüd ma tahan minna sinna seda kogema, nüüd ma tahan minna, et sinna nagu, kui ma vahest tegelikult enda sees mingi valu eest või mingi suurema asja eest põgenen, siis ma valin nagu intensiivsemaid keskkondi, et ma ei tunneks seda, et nagu mingi pass umbes, et tuimestaks keha kuskil. Aga et vahest on ju nagu lihtsalt mõnus minna tantsima, aga et kas ma põgenen, liigun selle valikuga endale lähemale või endast kaugemale? Ja et mis see motivaator seal on. Kahjuks enamus meist ikkagi peaksid pigem kriitilist küsima, et kas see on seotud põgenemisega. Kuna ma näen, et selleks, et jõuda kohta, kus need valikud ei ole enam seotud põgenemisega, tuleb tegelikult käia läbi üsna pikk teekond. Ja reaalselt teha tööd endaga. Mitte selliselt, et me nüüd üks päev oleme spirituaalselt, käime ühe korra joogas, käime psühholoogi juures korra, aga kui me sealt ruumist lahkume, kas siis me läheme vanade asjadele tagasi või me tõesti siiralt soovime siis näkku vaadata iseendale ja tunnistada, et võib-olla see koht on haavatud meie sees, äkki see koht vajab tervendamist, äkki ma ei taha tegelikult selliselt elada, nagu ma parasjagu elan. Et võikski tuua siia siis aususe teema, ausus iseendaga ja kuidas kasutada, kui väekas tööriist see tegelikult on, kui hakata endale asju tunnistama iseenda juures, mis on samas nii valulik. Kas oled oma teekonnal aususega kogenud midagi põnevat ja kas sa soovid jagada seda? Jaa, täiega. Ausus on täiega medicine number 1. Et vahest on nagu, et kõik läheb kergemaks, kui ma tunnistan endale tõde, aga vahest, kui ma tunnistan endale tõde, siis läheb kõik raskemaks ka. Et see on täpselt see, mis sa saad võib-olla ühe päris mediciniga, vaata. Et nagu kui ma mõtlen aususele kui sellisele, et siis tekib minu sisse praegu vaikus. Et lihtsalt nagu, et see toob nii kohale see teema. See paneb mind ennast ka tšekkima, et aga äkki ma olen praegu kusagil natuke mitte aus endaga. Ja seda tuleb ka lubada mingi 80-20 nagu
tegelikult tahaks olla täitsa lõpuni aus aga ma ei ole suutnud võib-olla iseennast enda aususes lõpuni vastu võtta, et ma mõtlen, ma see suvi nagu korra sain ühenduse hästi sügava enda tõega ja see nägi välja siukene, et ma lihtsalt et mul on nagu mingi olen nagu, mina olen Karolin, ma olen siuke rõõmus ja elav ja see on nagu väga paljudele mingi seose jätnud. Ja siis see Karolin, kes on siuke rõõmus ja elav ja soe ja nagu loob neid sügavaid ühendusi, järsku minu ausus läks sealt, et ma lihtsalt istusin ja tunnetasin ruumi ja tunnetasin ainult seda, mida mul on autentne sisse tuua praegu, mida mitte. Ja ma ei suutnud ennast vastu võtta läbi nende peegelduste, mis tuli, sest kõik arvasid, et mul on midagi viga. Või siis see ruum läks nii intensiivseks, et see tegelikult vaikuses hakkab üles tulema ja siis see tuleb minu peale ja ma ei suutnud seda vastu võtta. Ja ma ei suutnud iseenda sees neid asju üles võtta, mis mul hakkasid tulema üles, kui kellelegi teisele hakkasid mingid kohad üles tulema. Et ma saan aru, et ma ei praegu rääkides, et jah, võib-olla ma teen mingeid liigutusi iga päev ebaausalt palju. Ei usalda ennast piisavalt, ei usalda oma tundlikkust ja tunnetust piisavalt. Pehmendan teiste mingeid asju, et neil oleks mugav kogeda. Sest et see on ka nagu oluline aspekt minu arust siin. Kui ma näen, et kellelgi tuleb nüüd üles mingi valu, mis on oluline, et ma siis ei teeks talle seda selles mõttes veel oma mingi kohaga raskemaks, aga siis minust saab ruumi hoida ja ma panen ennast korraks kõrvale. Kuidagi nagu see mõte areneb praegu niimoodi hästi suurelt. Et ma võiksingi ju jääda vaikides passima, kui keegi nagu kollapsib oma valusse ja samal ajal ma tean, mis teda toetab, aga kui mul on tunne minna teda hoidma, siis ma teen. Aga ma olen ka läinud siis, kui mul ei ole tunnet minna hoidma. Kuidagi nagu mõnes see on veidi jälle see, et tundub hea, et ma lähen ja pakun talle armastust, tundub õige ja ma jätan ennast kuulamata, et ma pigem lähen ja teen seda, mida minust oodatakse ja mis on siis idee poolest õige. Ja mis loob täiega õpitud abitust. See on nagu vahest see emad on imelised, aga kus nad näiteks hoolivad nii palju, et kogu aeg pannakse õlg alla nendel hetkedel, kus keegi võiks pida ise võtma vastutust. Ma ei tea, toakoristamine, for example. Et küll ma teen sulle selle siis korda, aga tegelikult see inimene kunagi ei õpi ise oma sassist välja tulema. Et vahest on valus ja raske ja sa saad selle viha enda peale, kui sa ei lähe ruumi hoidma või pehmendama või olema hea ema, aga teine ei anna ära oma väge. Et ta õpib võtma ja ise tulema välja oma mingist kohast, sest et tegelikult see ju ongi see koht, et meil võiks olla elus nii piisavalt turvaline, et me teeme kõik ise nagu. Et ja nii piisavalt ressurssi, aga vahest me kuidagi meil ei ole ressurssi ise oma nutta. Jääb veidi puudu. Ja siis ongi vaja seda ema armastust. Minul oli selle koha pealt väga huvitav lugu suvel, et intensiivsed vaimsed protsessid tulid mulle külla ja ma võin öelda, et oota, ma korra vaatan seda asja. Kas äkki põgened mingi oma jagamise eest? Päris hea. Mul pole õrnaimuga, mis need numbrid seal just tähendasid hetkel, aga loodame, et kõik on nii nagu peab. Igatahes ja ma olen siis oma teekonda kõndinud suures osas üksinda ja pidanud siis neid võitluseid, mis kas siis ülakorvusel näiteks ette tulevad ise maha. Ja see suvi olid need protsessid nii intensiivsed, et ma lihtsalt ei saanud olla üksi selle keskel. Ma tundsin, et kõik reaalsus kukub kokku, ma kohe suren ära, mind ei ole enam olemas ja ainus, mis mind sellest välja suudab aidata, on see, kui ma olen mingi inimesega koos, kes pakub mulle turvatunnet. Ja ka see hetk, kus sa lähed ja küsid selle inimese abi, et sa paned ennast väga
haavatavasse olukorda. Sa näitad enda nõrkust ja enda ebapiisavust. Kas see on Töötukassa või? Oli vahepeal väike paus. Töötukassa. Sind uudistatakse. Võime võtta ühe hetke, kus paneme lihtsalt silmad kinni ja hingame siis sügavale kõhtu. Ja siis ideaalis jätkame umbes 20 minutit. Aga hetkel siis läheme tagasi vestluse juurde. Kui ma õigesti mäletan, siis viimasena mina jagasin enda kogemust siis olukorrast, kus ma pidin küsima abi ja kuidas see paneb haavatavasse seisundisse. Et ma eeldan, et see teema, mulle ei meeldi selliseid nagu lahtreid tuua, aga praegu ma soovin seda teha, kõnetab eelkõige mehi, et naised kindlasti ei ole selles ideaalsemad, aga naistel on niisugust turvalise koha eksisteerimist rohkem, et neil on sõbrannad, kellega me saame jagada ja võib-olla läheme sügavuti mingitesse teemadesse ja oskame siis näidata enda haavatust. Aga mehena ma näen küll seda, et kui sa oled mees ja näitad välja enda haavatust, siis selle juurde on tekkinud sellised veidrad arusaamad, et veidrad uskumused paljudel, et see ei ole aktsepteeritav ja tegelikult teeb meid nõrgemaks ja me ei tohiks näidata seda, et meil on abi vaja ja abi vaja küsida. Eks seda on tegelikult naistel ka nagu just nendes kohtades, kus nad päriselt abi vajavad. Sest naistele käib minu arust, et naist võivad abi küsida, on ju. Ja siis need küsivad abi asjadega, kus on õpitud abitus, aga tegelikult võiks küsida abi, et kuidas õpitud abitusest välja tulla. Või tead nagu ka, et mingid hirmud hoopis iseseisvuda. Et abi küsimine võib-olla on sõltuvaks teinud nad. Et nagu see on nii... seda ma kuidagi vaatan ühiskonna tasandil. Aga see haavatavus on hästi huvitav teema ja et tõesti nagu kui palju võib olla abi, kui sa nagu aita, et pane käsi siia või et kui suur enesearmastus see tegelikult on, see on täna nii läbiv teema olnud ka, et valida ennast nii palju, et ma saan aru, et ma siit ise ei saa. Aga et nagu aru saada, et see puudutab ausust enda vastu, et kas sa päriselt ei saa ise või siis et nagu vaadata ka seda kohta. Tihti inimesed lihtsalt jäävad sinna hästi saan ise kõigega hakkama kohta kinni. Minul on hästi suur hirm nagu mitte abi küsida, aga just see, et ma ikka nagu võin ennast tükk aega lõhkuda enne kui ma küsin abi, et veenduda, et ma ikkagi ise ei saa hakkama nagu. Mul on hästi tugevalt see koht. Ja sellega ma väga oskan samastuda. Ja nagu me siin alguses vestlesime, et meie enda süsteem, enda sees olev informatsioon tegelikult oskab meid üldjuhul kõige paremini abistada. Et see natukene kaldub sinna ka, et ma usaldan seda, et see valu, mis minu sees on, leiab siis siin sees olles lahenduse ja tegelikult iga kord me ei pea minema ja kuskile ütlema, et nüüd aita mind. Et siin on nagu kaks äärmust. Üks on see, et meil on haav, kus me ei suuda end panna siis olukorda, kus me avame end ja näitame enda siis nõrkust ja mis tegelikult on tugevus. Või on siis teine pool, kus me liiga tihti
teeme seda, kus me üldse ennast enam ei usalda ja ei suuda enda probleemidega silmitsi seista ja lähemegi sisuliselt igal hetkel kellegi juurde, et palun aita mind, palun tervenda mind, et siuke veidi nagu hädapätaka tunne tekib. Aga samas see on ka jälle nagu silt, on ju, mis tegelikult juhtub, on see, et sa annad ära väe. Nagu, et see on see, mis tegelikult juhtub, et ma märkan vist, mis koht mul endal on, et hästi lihtne nende vastu karm olla, öelda endale nagu, et see oli nüüd küll nagu, ma ei tea, halvasti või pahasti või koledasti, aga kui ma vaatan asja, mis on nagu päris damage, siis mulle jõuab see päriselt kohale, see viga, et mitte, et ma olen nagu mõttetu, vaid et ma tegelikult lõikan umbes, ma ei tea, saen oksa, mille peal ma ise istun, on ju, või kuidagi vaadata seda asja nagu niipidi. Et see sõna hädapätakas on nagu nii levinud asi, on ju. ja isegi vahest vaatan, kui keegi küsib abi, kus ta võiks ise saada, ma annan päris kurjad sildid nagu. Ja see on ka see, kuidas ma ennast kohtlen ja miks ma vahest ennast tagasi hoian nagu abi küsimast või eksimast. Et see on veel mingi uus teema, mille ma siia sisse toon, on nagu sildid ja hinnangud. Et tulevad lihtsalt siuksed pinmised, kaitsed, lollakas, klammerduv, aga tegelikult on hoopis veel sügavamal, on hoopis väga haavund, väga haavatav, ennast hävitav. Ja, nendele kõigile võib lõppu panna, et äärmiselt palju armastust vajab. Äärmiselt palju armastust vajab, ja isegi seda mitte nagu, et pigem et isegi see isegi on juba ka silt, mis natuke töötab selle inimese enda väe vastu, et ta vajab midagi palju. Tegelikult tal ei ole ligipääsu iseenda armastusele. Et kui panna silte, mis tegelikult töötavad inimese kasuks, et siis neil on endal ka nähtud tunne, vaata, et mulle tundub, et vahest me saame nagu, võtame nii palju ära ressurssi maaslamajal nagu siltidega, et see on ka ühiskonna siukene nagu, et miks paljud ei julge olla avalikult katki või näidatagi välja oma haavatavust või nii-öelda seda sitakoti külge. Et nad kardavad saada neid hinnanguid ja silte, aga kui me oskaksime suhtuda haavadesse armastavalt, nagu see on kõige normaalsem asi. See on see, et ta on selles kohast ei suuda armastust vastu võtta. Ja kui nähtud tunne võib tekkida, nagu mingi, mul on tõesti see, aga vaata, mismoodi ma trikitan teid endale armastust andma, on ju. Ei oska selgelt küsida, manipuleerin teiega. Sorry. Mul on siiralt hea meel, et selles valdkonnas vähemalt me ei ole küll kaugeltki kohas, kus me peaksime olema või võiksime olla, mis oleks siis ühiskonna terviku võttes meile kasulik, aga me liigume suunas, kus need teemad muutuvad järjest rohkem. Nende ümber tekib arutelu ja see muutub loomulikumaks, et me saame siis väljendada enda nõrgemaid külgi. Võtame siis näiteks selle vaimsed ebakõlad, depressioon, ärevus, et need ei ole enam ühiskonnas selline tabuteema, et depressiooni pole olemas, ärevust, paanikahoogia pole olemas, et sa oled lihtsalt mingi möku ja et lihtsalt fucking elavad, et mis sa oled kurb, keda kotib, vaat. Et õnneks need hakkavad rohkem ära kaduma ja meil tekib see uks, kus me ikkagi kuskilt saame seda abi küsida. Et võib-olla see ei ole küll nii avatud veel, et me saame minna iga inimese ees siis kurta enda mures ja rääkida, mis meil viga on, aga vähemalt mingid kohad on juba tekkinud, et ühiskonna mõttes tervenemine selles osas kindlasti on käsil ja mul on väga hea meel selle üle. Täiega, et see on nagu tervitatud jagada rohkem, et teised mõistaksid, miks ma olen siuke. Sest mingi hetk seda nagu ma ütlesin ka enne, et istun siin nii, olen siin, aga tegelikult neelan pisaraid või nagu, et see ausus, kui me hakkasime üldse siia teema juurde, tulime läbi aususe, et see ausus on natuke rohkem päevavalgel, aga et nagu päris, et siukses päris orgaanilisest aususest minu arust oleme me kõik veel üsna kaugel.
vaadates loodust meie ümber samamoodi, et mis tehakse suhtes loodusega või kliima või noh, need on juba sellised suured topikud, aga minu sisetunne ja naise keha ütleb, et nagu me oleme nagu selles mõttes ausast looduse rütmidest enda ja looduse suhtes üsna kaugel. Üsna on veel väga pehmelt öeldud. Et kui loodus on peegel, siis meie kui kollektiivi osas, siis me oleme tõesti üsna täbaras olukorras, aga samas võib-olla see väljendabki ka seda, et kui katki me tegelikult oleme ja kui vähe me oskame ennast kuulata, et me lõhumegi ennast ja võib-olla seesmiselt me oleme sarnased nagu see loodus, mille me oleme siis enda ümber oma käitumisega loonud ja loomas. Ja see, et tegelikult, et kui katki me oleme, vaid et kui lõhutud me oleme. Et kui me, et ajule või kehale jällegi on see, et kui me kinnistame midagi, me usume seda. Ja siis me võime jääda loosse, ma olen katki. Aga kui ma olen nagu võib-olla lõhutud või siis juba natuke tegib see tunne rohkem nagu, et saab fiksida või kuidagi, et tegelikult et ei oleks lootusetust silti, et ei tekiks lootusetu tunne nende siltidega, mis me endale anname. Jah, see on tõde, et me võib-olla olemegi lõhutud ja katki ja kui ma olin seal 14, siis ma olin ikka väga ära lõhutud, aga mind aitas just päriselt elus liikuma näiteks see mõte või see koht, et ma olen nagu nii juppideks võetud. Okei, paneme selle siis kokku tagasi, et kui kõik alati ikka kehaga töös ja üldse traumade puhul aitab väga tihti näiteks just siukene nurk, mis vaatab seda asja nii, et kuidas selle nüüd kokku panna või kuidas siit nüüd välja tulla. Tõin selle lihtsalt siia lauale. Hästi palju oleneb sellest, kuidas me suhtume asjadesse. Absoluutselt. Et jah, kui meil on haav, siis me võime seda võtta kui näiteks nõrkust ja midagi, mis meid rõhub ja ei lase meil elada, aga samal ajal mina isiklikult näiteks kasutan vaadet, et see on võimalus kasvuks. Et tänu sellele haavale ma saan jõuda näiteks uuele tasemele ja avastada elus midagi muud. Kahjuks meie ühiskond nagu ei teadvusta seda, et raskustest võib tulla väga palju ilu välja ja siis me kuidagi proovime nende raskuste eest põgeneda igasuguste madala sagedustega tegevustega. Et selle asemel, et siis endaga silmitsi seista ja tõesti jällegi minna enne sisse vaadata. Aga see tõesti, et kuidas me seda olukorda vaatleme. Et kui meie sees on näiteks haav, me tunneme valu ja me põgeneme selle eest, et kuidas siis jõuame jällegi kohta, kus me saame siis muuta enda vaadet selle kohta. Kuidas keerame siis enda valu enda kasuks. Ja et alati on ju kõik meie enda kätes, et vahest tundub, et jälle levinud ohvri koht, mida on lihtne kellelegi teisele öelda, aga vaadelda, kui paljudes kohtades me ise oleme ohvrid. Et kohad, mis meile endale tunduvad lootusetud või muutumatud, kõik need oleme me ise ohvris. Et me saame alati kõike muuta. Alati saab kõik muutuda. Ja kõik läheb mööda. Et kas on nagu klaaspool tühi või klaaspool täis? Täitsa täis. Täitsa täis. Paneme täis. Ja. Kuidas sul? Mul oli hästi huvitav kogemus siin viibida. Ja ma tegelikult andsin ennast päris siia kohale ja lasin siis ikkagi asjadel voolata selliselt, nagu nad välja soovivad tulla. Vahepeal ma kandsin mingeid teemasid veidi kaasa, kuna ma tundsin, et neid on vaja rohkem avada. Aga see on jällegi väga huvitav asi, mida praktiseerida, et kuidas näiteks viibida vestluses selliselt, et me ei proovi seda ülemäära kontrollida ja ei oma mingit strateegiat, et davai, nüüd ma panen selle, bam. Et lasta siis voolata. Ja selle
pildi võib tõmmata palju suuremaks ka, et kuidas elus seda sama kasutada. Et kuidas me saame elada selliselt, et me ei proovi seda iga hinna eest kontrollida ja võib-olla märkame kohti, kus davai, siin on tõesti vaja panna üks litakas ära, aga siis tõmmata jälle tagasi ja lasta elul viia siis end kohtadesse, kuhu ta meid kanda soovib. Et siuke kontrolli vajadus tegelikult on, kontrolli vajadus ja kontrollimine omab tihti hoopis vastupidast efekti, kui me tegelikult soovime. Aga see on jällegi keerukas teema, et väita nüüd, et ära üldse kontrolli, lase kõik minna. Kui oli, siis Alan Watts ütles selle kohta näiteks, et suure tõenäosusega varsti seal lõpetad sõbra diivanil. Et märgata, aga proovida, see on nagu kunst natukene, et märgata, kus kohas nüüd tuleb panna seda survet peale ja teha midagi, aga samal ajal hästi palju olla ka olekus, kus tegelikult ei pea mitte midagi tegema. Nagu laste kasvatamine. Ma ei ole ühtegi last kasvatada, ma olen koera kasvatanud, aga tulevad nagu siuksed sõnad nagu teadlik suunamine. Et kõik nii areneb ja kasvab ise heas suunas, aga vahest on vaja lihtsalt nagu lähme nüüd natuke siit poolt või kuidagi kutsuda mingitesse anumatesse nagu tagasi. Ja, hästi meeldiv on olnud laskuda, lubada, juhtuda, et ei ole pidanud juhtuma, vaid lubada juhtuda vestlusel. Aitäh sulle. Ja, aitäh sulle ka, Karolin. Et saamegi nüüd, mul on tegelikult paar küsimust ka. Ühe küsisin sult juba ära, aga see oli veidi teises kontekstis. Aga alustan. Mis oleks ainuke raamat? Kui sul oleks üks raamat, mida sa saaksid terve elu jooksul lugeda, siis mis see oleks? Hea küll. See tuli esimesena. Raamat, mis mul on alati kusagil, mida ma kasutan lihtsalt kuulama keha, su keha räägib sinuga. Siuke raamat. Et ikka on seda tore aega, et sirvida, tunda ära midagi uut. Ma võtaks ükse praktilise raamatu. Ja mis on sinu lemmik meelelahutus? Lubada parimal meelelahutusel ise juhtuda. Päriselt, see on muutumises. See on nagu see, et mis on mu peamine armastuse keel. Ja siis, kui ma tegin selle testi ära, see tõid kõik suht võrdselt, siis nagu naisena mulle tundub, et see nagu on hästi tundepõhine nagu. Et see on nagu hoopis lähtuvalt enese kuulamisest, et vahest ma ei tea, mis see on, oleneb tujust. Ja lõpuks siis see küsimus käis juba läbi, aga mis on armastus? Minu jaoks on armastus jäägitu pühendumine sellele hetkele, kus on ühendus. Selles hetkes parima valimine ja ausaks jäämine, nagu enda tõe teenimine, et kas siis endale või teisele, et olgu see ilus või valus, aga et see on alati armastus. Nagu. Väga ilus. Kas soovid siia veel ise lisada midagi? Ma pole seda, et kui me siin nende kehade teemadel nagu surfasime, siis et vahest, et kuulata, me peame kuulama, aga tegelikult, et kuulda me ei pea midagi tegema nagu. Et kui see keha kuulamine on ka mõnele, et kuidas siis saaks, siis hakka lihtsalt kuulama ja kuulatama ennast läbi oma tunde kuulmise. Tuli minu poolt siuke pisike ettepanek. Väga ilus. Aitäh teile, kallid kuulajad, ja järgmise korrani. Ja, tšau. Tšau.